Hiina liider Xi Jinping on veetnud viimase nädala tehes midagi, mida väga vähesed maailma liidrid praegu suudavad. Ta on mõne päeva jooksul kohtunud nii USA presidendi Donald Trumpi kui ka Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Ja nüüd teatavad allikad, et Hiina president võib järgmisena suunduda Põhja-Koreasse tippkohtumisele Kim Jong-uniga, mis tugevdaks veelgi Pekingi rolli ülemaailmse diplomaatia keskmes. Ajastus on siin väga huvitav, sest Hiina püüab üha enam näidata end ainsa suurriigina, kes suudab endiselt kõigiga rääkida. Washingtoni, Moskva, Teherani ja Pyongyangiga. Maailm muutub üha killustatumaks ja ebastabiilsemaks, kuid selle sümboolika taga on väga tõsised strateegilised küsimused. Nimelt, kui palju mõjuvõimu on Hiinal tegelikult Põhja-Korea üle? Meiega liitub nüüd Piotr Kurzin, ta on endine ÜRO ametnik ja geopoliitika ekspert. Nüüd on Xi Jinping võõrustanud nii Trumpi kui Putinit. Peagi võib ta kohtuda ka Kim Jong-uniga. Mis sõnumit arvate, et Hiina püüab saata, asetades end kõigi nende globaalsete võimusuhete keskmesse? No tore on teiega koos olla. Ma arvan, et alati on huvitav proovida mõista, mis toimub selliste inimeste nagu Xi Jinping, Putin või Trump peas. Need on inimesed, keda võiksime nimetada tugevateks juhtideks. Teate küll, inimesed, kellel on võime juhtida tsentraliseeritumat valitsemisvormi või Trumpi puhul siis pürgija. Ma arvan, et Xi Jinpingi puhul tuleneb see kõik suuresti tema rahvusliku taassünni ideest, sellest mõttest, et Hiina peab pärast alanduste sajandit oma hiilguse taastama. Ja Xi Jinping on inimene, kes kasvas suuresti üles Mao Zedongi ja suure hüppe edasi ajal ning ta nägi Hiinat väga raskes faasis. Ja ma arvan, et see mõjutas tema kasvatust oluliselt. Tema isa töötas valitsuses. Ja ta on olnud inimene, kes on väga pedantselt töötanud selle nimel, et seista Hiina huvide eest viisil, mida Hu Jintao ja tema eelkäijad ei teinud. Ja antud juhul näitab Putini ja Trumpi võõrustamine, et Hiina saab läbi kõigiga. Ma arvan, et me peaksime alati lisama väikese möönduse, et need kohtumised toimusid seetõttu, et mõlema poole jaoks olid omal moel viivitused. Aga Hiina ei pidanud seda samal ajal tegema. Tõsiasi, et Putin ja Xi kohtusid ning see korraldati 20 mail, mis hiina keeles kõlab nagu ma armastan sind, oli väga teadlik samm. Ja ma arvan, et see on selge näide sellest, et Xi veetis aega Trumpiga, kuid ta tahtis kohtuda Putiniga, kui see on mõistetav. Ja ma võin kindlasti kinnitada, et need kaks arutasid Xi kogemust Trumpiga ning kuidas temaga toime tulla, teda manipuleerida ja nii edasi. Nii et need viimased paar nädalat on kindlasti olnud Pekingile olulised. Nüüd tahame rääkida rohkem Põhja-Koreast. Põhja-Korea on hiljuti muutnud oma põhiseadust. Nad eemaldasid sealt igasuguse viite taasühinemisele Lõuna-Koreaga. Mida see sinu arvates tähendab ja kuidas see võiks mõjutada seda, kuidas Peking ja Kim Jong-un võiksid lõpuks sellist kohtumist läbi viia? See on huvitav. Põhja-Korea on, Kim Jong-unile meeldib olla tähelepanu keskpunktis, eks. Me oleme varem näinud tema pingutusi olla oluline ülemaailmses süsteemis, rahvusvahelises kogukonnas. Ja see on kindlasti kummaline, et Põhja-Koread pole mainitud ega arvesse võetud, arvestades kui killustunud ja kaootiline maailm praegu on, kõik, mis toimub Iraanis, Ukrainas ja mujal. Nii et kindlasti oleks sellel kohtumisel huvitav näha, kuidas Kim Jong-un käitub, arvestades, et tähelepanu pole olnud Põhja-Koreal. Ma arvan, et üks asi on lihtsalt vaadata, kuidas ta käitub. Punkt. Aga ennem kui ma jõuan Hiinani, on siin üks nüanss. Nimelt Venemaa ja Põhja-Korea suhe on viimastel aastatel uskumatult kiiresti ja intensiivselt süvenenud. Põhja-korealased on väga tihedalt seotud Venemaa sõjaga. Venelased üritasid pikka aega seda eitada. Ja siis sai ilmselgeks, et 10 000 põhjakorealast aitasid mitte ainult sümboolselt või logistiliselt, vaid sõna otseses mõttes olid nad kurski rindel. Kui ukrainlased vallutasid suure tüki territooriumi selles Venemaa oblastis. Selle asja mõte on see, et Hiinale pole see suhe kunagi tegelikult meeldinud. Hiina on senist korda säilitav jõud. Mõned väidavad, et ta saab kasu rahvusvahelisest süsteemist sellisena, nagu see on, kuigi püüab seda veidi muuta, et õõnestada USA hegemoonilist positsiooni. Aga see ei ole nii hoolimatu ega häiriv nagu Hiina põhjakorealased või venelased ja seetõttu ei tervitanud Hiina seda suhet tegelikult.
ja seega, kui rääkida sellest artiklist 2, mis käsitleb seda, kuidas Põhja-Korea määratleb territooriumi, siis see on sisuliselt tohutu ja minu arvates vähe kajastatud muutus selles, kuidas Põhja-Korea vaatab taas ühinemist Lõuna-Koreaga. Ja see on probleem Hiina jaoks, sest Hiina ei taha tähelepanu keskpunktis olla, see ei taha iseenda algatusel segadust tekitada. Tal on omad sisemaised probleemid, kuid loomulikult mõjutavad seda ka Iraani ja Venemaaga seotud järelmid ning nende sündmuste üleilmne majanduslik järelmõju, mida Hiina püüab oma huvides stabiliseerida. Aga loomulikult, kui Põhja-Korea muutub probleemiks, siis on see veel üks peavalu Xi Jinpingile. Hästi, tahaksin sind väga tänada, Piotr, et meiega liitusid ja oma teadmisi jagasid.